Järgmine, kes meil sõna võtab, on Pille Lille, kes on Kabala lasteaed põhikooli direktor ja õppejuht ja räägib siis üldhariduskooli ja huvikooli koostöö võimalikkusest Rapla valla näitel. Tere! Здравствуйте and hello. Mina olen Pille Lille, tegelikult ei ole see Pille Lill, kes on kuulus muusika valdkonnas inimene ja tema kasutab minu päris nime siis, kui jagab fondi Pille Lille fondi. Tegelikult olen Tartu Ülikooli Narva kolledži vilistlane ja mul on alati hea meel siia kolledžisse alati tagasi tulla ja minu teekond on siis viinud mind elukohana Pärnumaale ja töötan ma Rapla vallas väga väikeses kogukonna koolis ja lasteaias. Ning töötan ma seal alles 2 aastat ja lihtsalt juhuslikult nägin kuulutust, et konverents toimub ja pakkusin ennast sõnavõtjana hoopis teisel teemal. Ja tänan korraldajad, et nad lubasid mul ka sõna võtta siin küll lühikest aega ja muutsid minu suunda pisut ja väga õige suund, sellepärast, et see teema tuli meil päeva korrale ka juba eelmisel aastal ehk siis sügisel, siis kui meil hakkasid lapsed kooli tulema esimesse klassi lasteaeda ja me avastasime, et meil on päris palju lapsi, kes ei tule meile kooli just sellepärast, et nende huviharidus meie koolis või siis lähiümbruskonnas ei ole kättesaadav. Ehk siis minnakse linna kooli, kus on tore pärast kooli tunde kohe huvikooli ühest uksest välja, teisest uksest sisse, et see huviharidus oleks neile kättesaadav, et lapsevanemad teevad selle otsuse. Ehk siis üks põhjus oli selline, et natuke uurida seda, et kuidas me saaks seda huviharidust meie kooliellu lähemale tuua ja mis on need väljakutsed, ma ei taha nimetada takistusteks ja probleemideks, just väljakutsed, mida me peaksime hakkama lahendama. Ning tegin väikese uuringu ja suhtlesin natuke meie vallas huvikoolide esindajatega ja püüdsin kaasata ka väiksemate koolide juhte, et kas neil on sarnane murekoht olemas. Lühidalt siis, kuidas mina olen ise huviharidusega elus puutunud kokku, ütlen ausalt, et tänu sellele keskkonnale, kus ma elasin, ei olnud võib-olla see huviharidus ametlikult kättesaadav, aga see looduslik keskkond ja looduslähedus, kus olid kõike, nii muusika, kunsti, sporti, absoluutselt kõike, et me saime kõiki neid huve, mida me selles looduskeskkonnas tahtsime harrastada, saime proovida. Küll aga oli meil sama mure, et kuna elasime väikeses asulas ja huvikool oli meist 12 kilomeetri kaugusel ja vanematel ei olnud võimalust meid viia kuskile huvikooli, ehk siis meie pere lapsed olimegi need, kes harrastasid oma huve looduses elades, aga huvikoolini me ei jõudnud. Ja võib-olla sealt tuli ka minu selline väike missioonitunnetus, et selle kooli lapsed, kus mina olen praegu eestvedaja, et nendel oleks need võimalused olemas. Et kõik lapsed tegelikult on meil olulised, kõigil on mingid huvid olemas ja et ka nende huvid saaks lähemale toodud või siis, et nende huvide kättesaadavus oleks ka nii kaugel, kui nad kätte seda saavad, ütleme, ongi need 15-20 kilomeetrit on väike piir, mis paneb lastele siis piirid peale. Aga väike ülevaade siis meie piirkonnast, Raplast, et meie vallas on siis 7 ja on ka riigikoolid ning huvikoolid ja need huvikoolid, mis siis on allpool nimekirjas, et 2 neist asuvadki Rapla linnas ehk siis väiksematest koolidest pisut kaugemal ja need koolid, millel on siis nimetusele joon alla tõmmatud, need on need koolid, mis asuvad Rapla linnast eemal. Ehk siis neil tundub, ma arvan ise, et neil on need samad väljakutsed, mis ka meie koolil. Ja siis on Raplas muusikakool, kus tegelikult ma hakkasin uurima, neil on 28 õppekava ja nendest õppekavadest on
hulgaliselt, ehk siis enamus on sellised, kus on individuaalse tööga seotud, ehk siis individuaalõppega. Ja huvikooli direktor ütles mulle, et tegelikult kui me tahame koostööd alustada, tema tõi mulle välja ühesõnaga väga-väga palju takistusi, aga tema veel ei tea mind ja mina arvan, et ükski takistus ei ole ületamatu, ehk siis kõike saab korraldada siis, kui me soovime ja paneme pead kokku, kuidas seda teha. Nii, siis on veel üks huvikool, kus on integreeritud juba nii ametlik huvitegevus ehk siis õppekavadena kui ka huvitegevus, mis on siis nagu harrastus. Ja selles osas juba näen mina ise võimalust tuua kas või see huvitegevus, mis on ilmselt palju kvaliteetsem, kui meie suudame koolis endal pakkuda, et neid tegevusi meile koolile lähemale tuua. Lihtsalt taustainfoks ütlen, et meil tõesti koolis on palju huviringe, väikse kooli puhul, kus on 65 õpilast ainult, meil on 8 huviringi ja neist siis on kõik toetatud kohaliku omavalitsuse poolt selle huvihariduse huvitegevuse programmi raames, küll mitte 100%, osaliselt on siis töötasud, osaliselt on vahendid ja nii edasi. Aga ikkagi ma hakkasin mõtlema, et need huviringid, mida me pakume koolis, et see ajend on tegelikult algselt, et me peame sisustama laste aega, sest et pärast tunde nad ootavad bussi ja et nad ei logeleks niisama, pakume neile huviringe. Ja siis nad käivad ka seal samamoodi, nagu meie oleme selle eelduse juba loonud, et see ei ole selline, et kus nad valivad seda suunda. Me küll teeme küsitlusi, aga ikkagi ei ole see haridus, huviharidus, mida me peaksime oma lastele pakkuma, kus nad leiaksid ennast, ehk siis enese avastamine toimuks. Ja nüüd, kui vaadata siis seda murekohta, mida meie oleme nii-öelda teadvustanud, et meie kool asub siis siin allpool, ehk siis 15 kilomeetrit Raplast ja siis on need väiksemad koolid meie vallas, mis kõige kaugemal asub 24 kilomeetri kaugusel. Ja tõesti, ma usun, et lapse vanem ei jõua võib-olla pärast tööd, see on siis kuskil kella 1 alates või siis töö ajal oma last viia ja siis tuua, eriti kui meie bussiliiklus ei ole väga kiita, ehk siis laps saab koolibussiga ja laps saab koolist tagasi koju ka koolibussiga ja keegi teda ei vii sinna huvikooli. Ma ise lapsevanemana ka proovisin, katsetasin oma ühte last viia huvikooli ja pidin tõdema, et tööpäeva ajal, kui algasid temal siis huvikooli eelkoolis tunnid ühe paiku, et mina siis pidin töö ajal teda viima ja pärast siis tagasi tooma, et see ei olnud väga võimalik ja see ei olnud pikaajaline ja väga kahju, et see asi jäi meil katki, aga siin piltlikult ongi näha, et need vahemaad on sellised, mis seavad meile piire või siis väljakutseid mõtlemiseks, kuidas edasi. Ja nüüd, kui võtta lühidalt kokku, et tõesti see ajend on, et need võrdsed võimalused oleksid kõigil lastel vallas ja need lapsed, kes on linnas meil Raplas, et nendel on see õigus valida, kas osaleda või mitte osaleda. Meie lastel on võimalus valida, et kas nende vanemad saavad neid aidata või ei saa. Ehk siis nad saavad vanematele lihtsalt öelda oma huvidest, aga edasi juba siis on otsustavaks ja määravaks, et kas vanematel on seda võimekust ja kas neil on üldse võimalusi. Muidugi üks oluline asi on see huvialade paljusus, et tegelikult, kui ma tulen tagasi enda lapsepõlve juurde, et minu huvihariduse juhendajad olid siis vanaema, kes viis meid loodusesse ja lasi meil iseendal avastada, oli isa, kes paar korda aastas viis staadionile, ütles, et te olete sportlikud ja andekad, et proovige siis nüüd sporti teha ja visake kive. Ehk siis loodus on see kolmas, et kes oli meie juhendaja. Aga kui need võimalused oleksid koolis ja lähedal, et ilmselt oleks teie ees praegu võib-olla maailma tasandil tippsportlane, keda avastati gümnaasiumi astmes, et sa oled kuuli tõukaja, kettaheitja ja odaviskaja. Ja seda ma sain esimesed kohad ilma treeningut tegemata, ehk siis 9 aastat õppisin koolis, keegi märkanud seda, aga gümnaasiumis mine tee ära ja võib-olla ma olekski praegu tippsportlane, kes seda teab. Ja samas võib-olla oleks väga super tantsija, sellepärast et
muusikasaatel on palju mõnusam kodus koristada kui ilma muusikata. Et käed ja jalad ise liiguvad. Ehk siis enese avastamine läbi huvialade paljususe on oluline meie lastele. Siis on üks oluline ajend minu arust ka see, et huvikooli õppekava ja versus huviring. Need on erinevad, et huvikoolis me ikkagi saame samamoodi hariduse, millega me saame edasi õpinguid jätkata. Ehk siis see annab hoopis teise aluse, kuigi ma ei saa panna neid kõrvuti, et huviringid ehk siis selline huvialane tegevus on ka väga oluline, et ennast avastada. Ehk siis juba minna huvikooli, mis toetab sinu huvialade arendamist. Üks ajenditest ongi, meie kooli puhul on see kogukonnakoolide jätkusuutlikkus, ehk siis kui meie lapsed lähevad meie enda lasteaiast linna kooli huvikoolide pärast, et siis meie oleme lihtsalt varsti välja suremise, sisuliselt me olemegi praegu juba päris piiri peal, et kas me oleme jätkusuutlik mõne aasta pärast, kui kõik meie lapsed lasteaiast liiguvad hoopiski linna kooli huvikoolide pärast. Aga ka huvikoolide täituvus, et ma ei ole küll statistikat uurinud, aga omavahel suheldes, et ega neid õpilasi sinna huvikooli ei ole ka päris palju minemas. Sellel on kindlasti ka omad põhjused, et miks ei minda väga suurte ordidena. Ja huvikoolide, ma paneks siia kohe kõrvale ja üldhariduskoolide koostöö arenguperspektiiv, ehk siis nad peaksid ikkagi koos toimima, kas nad asuvad nüüd kõrvuti või asuvad üksteisest kaugemal, et see koostöö ikkagi peaks käima käsi käes mõlemad, nii üldharidus kui huviharidus. Ja püstitasin endale siis väikesed eesmärgid ja sõnastasin neid ning ma mõtlesin, et viimane slaid ongi mul küsimused, et mida mina ootan, et tavaliselt, et tullakse või minnakse kuhugi kas konverentsile, seminarile või koolitusele ootustega ja võib-olla ma tahtsingi siit konverentsilt publikult saada selliseid küsimusi, mis panevad võib-olla ka mind mõtlema või suunavad minu mõttemaailma, et kuidas neid lahendusi hakata otsima. Ja kui me rääkisime huvikoolide esindajatega meie Rapla vallas, et siis me omavahel siis leidsime, et transport on see, mis lahendab meie mured praegu. Aga ma arvan, et see on üks asi, mis võib lahendada, aga kindlasti on ka teisi variante, mis aitavad meil koostööd edasi arendada. Ja siinkohal kutsungi teid kaasa mõtlema ja küsima. Nii, aitäh! Ja ma isegi jõudsin vist ajaliselt. Ja üks küsimus. Aga siis koostööks, jah, tuleb sealt. Aitäh selle entusiasmi eest. Ma küsin seda, et kuivõrd te teete koostööd kohaliku omavalitsuse esindajatega, sest see transpordi küsimus ja sellised nagu tehnilised võimekuste loomised on nagu nende pärusmaa, et kas te olete leidnud sealt omale head koostööpartnerit? Ma kohe toon selle mikrofoni sul tagasi. Tegelikult oli seesama teema püstitatud ka kohalikus omavalitsuses praegu. Sellisel mõtlemise eesmärgiga. Ja meil ei ole veel arutelu toimunud, et kas see transpordi teema tuleb meil päevakorda, ehk siis arutelu teemana lauale. Aga ka ehk siis pidaja ei ole veel väga teadlik, et mina olen selle arendustegevuse endale eesmärgiks. Nii et me alles oleme päris alguses. No siis edu sulle!
et see ettekanne oligi täna väga spontaanne, aga väga õigel ajal, ehk siis me liigume nüüd selle koostöö arengutamise suunas. Aitäh teile! Suur tänu, Pille, ja ma arvan, et mida rohkem selliseid inimesi on, seda parem ja seda kiirem on areng ka huvihariduses.